Meeskonnatöö haridusasutuses on väga oluline teema. Haridusasutusse tööle tulevatest inimestest väga paljud hakkavadki õppima just nimelt töökohal. Isegi kui õpetaja on pikalt töötanud juba mõnes haridusasutuses, siis tegelikult on iga töökoht uus. See tähendab seda, et me lähtume igast lapsest, lähtume just selle asutusorganisatsiooni kultuurist ja sellepärast on oluline, et iga täiskasvanud inimene, kes töötab haridusasutuses, mõistab oma rolli ja saab aru, kui oluline on iga inimese panus. Lapsest lähtuvast mõtteviisis on väga oluline, et teda ümbritseksid terved inimesed. Inimesed, kes teavad, mida nad teevad, miks on see oluline, mida tähendab õpetamine, teavad seda, et õppimine toetub headele suhetele ja õpetaja on eelkõige suhete juht. Ja just siis saab toimuda kõige parem ja efektiivsem õppimine. Tänasel päeval ei ole fookuses see, et me anname edasi teadmisi, infot või andmeid. Me õpetame lapsi reaalselt õppima, õpetame eluoskuseid, õpetame seda, kuidas elus tulevikus hakkama saada. Ja selleks, et last ümbritseksid terved inimesed, kes saavad aru, miks nad töötavad sellel alal, mida nad teevad, selleks on vaja, et iga inimene tunneks ennast töökohal hästi. Ja organisatsiooni kultuur just nimelt seda toetabki. Kuidas ta siis toetab? Kas meil on ühised väärtused? Väärtus ei saa olla pelgalt sõnakõlks. Väärtus on konkreetne kokkulepe. No toon väga lihtsa näite. Kas kõik inimesed ühes haridusasutuses teretavad üksteist? Kui seda meeskonnakoolitusel küsida, siis väga paljud ütlevad, loomulikult teretame, mis küsimus, see on väga rumal küsida sellist asja. Aga osad ütlevad, ei, mind küll ei ole teretatud. Kas ma peaksin kõiki teretama? Kas täiskasvanuid või lapsi ka? Kas lapsed kõiki täiskasvanuid? Ehk selgub see, et tegelikult mõnikord ei olegi võetud aega, et omavahel läbi arutada, mida tähendab näiteks väärtus, et me austame üksteist, peame üksteisest lugu, oleme sõbralikud. Kas lihtsalt kokkuleppimine, et me teretame üksteist, võib midagi muuta? Organisatsiooni kultuur tekib nii või naa. Kui seda ei juhita, ikkagi tekib. Teadlikult juhitud organisatsiooni kultuur on väga oluline, sest seal saavad töötada inimesed, kes on rahul oma tööga, kes teevad seda rõõmuga ja kui laps õpib sellises kohas, kus ta näeb, et teda ümbritsevad inimesed, kes on ise rahul, siis see laps õpibki seda, kuidas olla rahul. Ja rahulolev inimene õpib ka omakorda rohkem ja on tulevikus suuremate eluoskustega. Seega meeskonnatöö haridusasutuses on väga oluline teema.